Mulle nii meeldib oma lapsega koos mängida. Minu meelest on nii äge, et täna põhimõtteliselt öeldaksegi, et sa peadki ju mängima lapsega ja palju peab mängima ja kõik vabad hetked peab mängima. Mulle nii meeldib temaga koos mängida. Ma ei tea, minuga küll nagu väga keegi ei mänginud, kui ma väike olin, aga oota, ma panen selle. Vaata, kui sa nüüd ära joonistad, siis võiks need siia sisse panna. Jah, siis kui sa paned siia sisse. Pani jah. Et tänapäeval on nii palju neid ägedaid arendavaid mänguasju. Sa saad õppida lugema, kirjutama, mida iganes. Mulle väga meeldib endale see, et seal on alati manuaalid juures, et sa tead tegelikult, nagu, kuidas see peaks käima, et kuidas ta lõpuks peaks jääma. Et see on... Ühesõnaga, mida rohkem juppe, seda toredam. Igapäevane mängimine täidab lapse tassi, õpetab talle erinevaid oskusi, näiteks kas või juba mängimisoskusi, aga ka erinevaid sotsiaalseid oskusi, suhtlemist, jagamist, konflikti lahendamist. Ja uskuge mind, kõik lapsed naudivad vanematega koos mängimist ja lisaks sellele, et õpetab nende jaoks palju, arendab nende loovust ja sõnavara, annab teile ka võimaluse koos ühiselt luua tore, turvaline suhtlus vanema ja lapse vahel. Ja tihti pöördutakse minu kui mänguterapeudi poole murega, et laps kuidagi käitub pahasti nii-öelda. Või et jääb oma halva käitumisega silma, näiteks lõhub mänguasju, kakleb õdede vendadega või kuidagi otsib siis tähelepanu. Ja täiesti ma usun, et see ongi võib-olla see, et lapsel ongi puudu seda tähelepanu, ta võiks vanema poolt saada. Ja mõnikord vanemad ka ütlevad, et minu laps näiteks ei oska üksinda mängida. Ja mis tähendab, et laps ei oska mängida, et tavaliselt kõik lapsed ikkagi oskavad mängida, lihtsalt igal lapsel on mäng oma moodi. Seetõttu ma soovitan väga vanematele, et leida see aeg igas päevas, et vanem mängiks koos lapsega, võtta kas või 15 minutit ja see võiks isegi olla näiteks selline mänguline 15 minutit, et kas võtta appi liivakell, et paneme selle liivakella jooksma, see on meie aeg, sina ütled mulle mängureeglid ja mina näiteks teen niimoodi vanemana. Et laps teab, kui kaua see aeg on ja vanemana ma tean ka, et ma teen selle 15 minutit ära ja ilmselt võib-olla alguses see tundub kohustusena, aga tegelikult on ju väga-väga tore oma lapsega nagu koos mängida ja läbi selle talle midagi õpetada, loovust arendada ja mingit pilti temaga luua. Lapse mängimist ja loovust saab arendada veel väga mitmel viisil. Võib teha näiteks igapäevased tegevused mänguliseks, kui näiteks tihti väiksed lapsed ei taha süüa või midagi ei maitse, siis et kuidagi suminaga ei olla kui lennukas, siis see lusikas või siis mesimumm või midagi, hambari või kui lennuk, et neid kohustusi tihti lapsed ei taha teha, mis on ju kohustused, ja siis kuidagi seda mänguliseks teha, samamoodi koristamisega, et väga paljud lapsed naudivad natukene ka sellist võistlusmomenti või näiteks, et nüüd korjame kokku punased klotsid, korjame kokku kõik need mina ja sina näiteks 10 klotsi järjest ja niimoodi kuidagi edasi arendada seda. Teha need asjad, igapäevased tegevused mänguliseks ja lapsele lõbusaks. Veel soovitan vanemale kaasata last oma igapäevastesse toimetustesse ja läbi mängu lapsele õpetada viisakat sõnavara, tundeid, ennast väljendama, et see on ka väga oluline ja sealjuures meeles pidada, et tahta lapse usaldust võita, siis tuleb ise ka last usaldada, ehk siis ennast avada ja rääkida enda tunnetest ja enda emotsioonidest. Mina usun väga, et üks usalduse võitmise või usalduse tekkimise võimalus on see, kui vanem ise ka ennast avab. Tihti selle asemel, et võib-olla küsida, kuidas sul läks, võiksime me alustada iseendast, kuidas meil täna läks. Kas me pahandasime millegi peale, kas me rõõmustasime millegi üle, kas meil oli täna mingid vau-efektid, midagi väga ägedat, millest me tahaksime rääkida. Tee sellest selline mäng, mida sina ei juhi, isegi kui te näiteks mängite Unot, millel on väga kindlad reeglid.
aga lase see 15 minutit lihtsalt lapsele öelda, et tema võib ise reeglid teha. Lapsed väga tihti tahavad ise mingeid mängureegleid muuta ja las see 15 minutit ollagi siis see aeg, kus laps võib öelda, kuidas me mängime. Ja see ei pea olema siis mõni lauamäng, aga ka ükskõik mis muu tegevus, mingi mängimine, kas mängitakse kodukooli, mis iganes plastiliiniga. See lapse juhitud mäng on tema jaoks väga võimestav, sest tema saab öelda ja panna vanemate mingisse rolli, ta saab ise võtta selle rolli, sageli meil ikkagi on väga palju kohustusi, näiteks lasteaias me peame olema seal hommikuringis või minema õue kindlal ajal ja kõik öeldakse meile ette, aga selle lapse juhitud mängu üks väga suur boonus on see, et laps saab just juhtida ja see aeg siis, mis te olete kokku leppinud, et te teete seda lapse juhitud mängu, siis võttagi see ja olla ise täiesti vaba ja lasta lapsel ennast käsutada. Emma, vaata. Ja? Vaata. Mis sulle meeldiks? See on küll hea mõte, et üldse. Kus see peidus on? Seal ja siin, käes. Vaata kui hästi roheline. Kas rohelisi saidki?